Viimased uudised. Ameerika Ühendriigid võtsid ette uue sammu Iraaniga seotud teise laeva vastu. Ja nad tegid seda kõige tundlikumal hetkel, vahetult enne relvarahu, pannes Iraani režiimi talumatu surve alla. 2026. aasta 21. aprilli hommikul oli sihtmärgiks naftatanker Tiffany, mis peeti kinni rahvusvahelistes vetes India ookeanis. Tegelikult toimus merel sõjaline tõkestusoperatsioon laeva vastu, mis oli juba seotud sanktsioonide all oleva Iraani naftavõrgustikuga. Leviinu pildid andsid sellele juhtumile veelgi suurema poliitilise kaalu. Piltidel on näha sõjaväekoptereid, mis laskuvad kõite abil tekile ning laeva üle kontrolli haaramist. See operatsioon on osa ülemaailmsest Iraaniga seotud laevade jälitamisest, mille eesmärk on näidata jõudu, kiirust ja Ameerika üleolekut merel. Peamine mõte siin on lihtne. See polnud ebamäärane hoiatus. See oli konkreetne tegevus, koos videoga, tuvastatud laevaga ja otsese sõnumiga. Selle keskmes on ühel pool Trumpi valitsus, Pentagon ja Ameerika merevägi. Teisel pool on Iraani režiim, selle sanktsioonide all olev naftavõrgustik ja kõige jäigemad sektorid, kes on vastu igasugustele järeleandmistele. Tiffany ei ilmunud tühja koha pealt. Laev oli juba 2025. aasta 30. juulil USA rahandusministeeriumi poolt sanktsioonide alla pandud, olles ametlikult kantud nimekirja, mis on seotud Iraani naftatranspordiga. See näitab, et sihtmärk oli juba mitu kuud varem välja valitud. Nüüd, kui sõda on pausil ja vaherahu ripub juuksekarva otsas, otsustas Washington tegutseda. Ka see, kus see juhtus, on väga oluline. Tiffany asus Sri Lanka ja Indoneesia vahel, kurss suunatud Singapuri piirkonda, kaugel Iraani rannikust. See detail muudab operatsiooni ulatust. Ameerika Ühendriigid ei tahtnud jätta muljet, et nad suudavad Iraani survestada ainult Hormuzi lähedal. Sõnum oli hoopis teine. Iraani meretranspordivõrku saab tabada palju kaugemal kui lahes, suurematel ja maailma energiavarustuse jaoks tundlikel kaubateedel. Just sellepärast on see teine samm nii kaalukas. See näitab ülemaailmset haaret ja tõestab, et piiramine ei piirdu vaid kitsa kaardiribaga. Kuidas see surve üles ehitati? Enne Tiffanyt olid Ameerika Ühendriigid juba hõivanud Iraani lipu all sõitva kaubalaeva Tosca Shabahari lähedal, pärast tunde kestnud eiratud hoiatust. Selles esimeses juhtumis oli tegevus veelgi karmim. Hävitaja USS Spruance käskis evakueerida masinaruumi ja tulistas 5-tollise kahuriga mootoriruumi pihta, et laev peatada. Seejärel läksid merejalaväelased laevale. Reutersi poolt küsitletud allikate sõnul vedas Tosca tõenäoliselt kahese kasutusega kaupu, ehk materjale, mida saab kasutada tsiviilotstarbel, kuid mis sobivad ka sõjaliseks otstarbeks. Nende kahe järjestikuse tegevusega tugevneva tõlgenduse kohaselt otsustas Washington survestada režiimi kahte olulist veresoont korraga, varustust ja raha. Just selles punktis muutubki see fakt oluliseks. Esimene laev tabas kahtlase kaubaveo marsruuti, teine tabas naftateed. Esimene tegi selgeks, et ameeriklased on valmis kasutama tegelikku jõudu, et peatada laev, mis eirab korraldusi. Teine näitab, et nüüd on fookuses ka režiimi rahakassa. Tiffanyt, nagu teatas Associated Press, oli juba varem sanktsioneeritud Iraani toornafta Aasiasse vedamises osalemise eest. Teisisõnu, Ameerika Ühendriigid ei tegele ainult järelevalvega. Nad üritavad lämmatada süsteemi, mis hoiab Teherani kriisi ajal elus. Miks see praegu juhtub? Sest vaherahu kellast on saanud poliitiline relv. Reuters teatas, et Islamabadis räägitakse endiselt uue läbirääkimiste vooru võimalusest. Aga kõik on endiselt ebakindel. Asepresident J.D. Vance ei olnud 20. aprilliks veel Ameerika Ühendriikidest lahkunud ja Iraan ise ei ole oma osalemist kindlalt kinnitanud. Samal ajal süüdistab Trump Teherani relvarahu rikkumises ja nõuab keskset tingimust, rikastamise lõpetamist ja rikastatud uraani varude üleandmist. Iraani režiim omakorda püüab aega võita, nõuab sanktsioonide leevendamist ja püüab vältida läbirääkimistele minemist juba kaotajana. Selles olukorras muutub iga kinni peetud laev survevahendiks.
Iraani sisepoliitikas valab see välissurve veelgi õli radikaalide tulle. Mida rohkem surve merel tugevneb, seda raskem on režiimil oma enda radikaalsele tuumikule müüa ideed Washingtoniga läbirääkimistest. Ja just siin peitubki selle dokumendiga kaasnev keskne poliitiline spekulatsioon. Nimelt see, et Iraani süsteemi kõige radikaalsemad sektorid surutakse kitsasse tupikusse. Kui nad nõustuvad läbirääkimisi pidama blokaadi ja laevade kaotuse üle, näivad nad nõrkadena. Kui nad keelduvad rääkimast, riskivad nad näha survet kasvamas nafta, mereteede ja kogu majanduse osas. Rahunemise märke pole, on ainult surve suurenemise märke. Selle kõige taustaks on endiselt Hormuzi väin ja olukord seal on endiselt tõsine. Reuters teatas sel teisipäeval, et liiklus on endiselt suures osas seiskunud. 24 tunni jooksul läbis väina vaid 3 alust, mis on palju vähem kui tavapärane, umbes 140 päevas. See tähendab, et konflikt mõjutab endiselt olulist nafta ja gaasi transporditeed. Iraan oli andnud märke ajutisest avanemisest, kuid blokaad ja vastusurve põhjustasid endiselt seiskumist. Ehkki diplomaatia püüab hingata, surub kriis merel endiselt kogu olukorda. Ja just selles kontekstis omandab Tiffany arestimine veelgi suurema sümboolse tähenduse. Teine oluline punkt on see, et Ameerika Ühendriigid olid juba eelnevatel päevadel karmistanud oma poliitikat Iraani nafta suhtes. Reuters teatas 15. aprillil, et Washington hoiatas Iraani nafta ostjaid, et ka nemad võivad sattuda sanktsioonide alla. See detail aitab mõista kogu operatsiooni loogikat. Kõigepealt ähvardatakse ostjaid. Seejärel võetakse ette need, kes seda veavad. Vahepeal blokeeritakse marsruut. See on üheaegselt majandusliku, sõjalise ja psühholoogilise survemuster. Lõplik tõlgendus on karm. Ameerika Ühendriigid otsustasid muuta mere Iraani režiimi lämmatamise tandriks. Toska näitas, et Washington on valmis eskaleerima, et peatada kahtlane last. Tiffany näitas, et Iraani nafta on samuti muutunud otseseks sihtmärgiks. Ja rünnaku või õigemini videod helikopterite ja komandoga tehtud sõjalisest pardale minekust kinnitavad seda veelgi. See ei ole ainult kauge diplomaatiline kriis. See on avalik jõudemonstratsioon, mis toimub just siis, kui Iraani kõva käega juhid peavad otsustama, kas neelata surve alla või riskida sõja uuesti puhkemisega. Režiim ise veelgi enam piiratud, rohkem paljastatud ja väiksema tegutsemisvabadusega kui varem.